Sõna saab õppejuht Pille Saadjärv. Kallid õpetajad, lugupeetud lapsevanemad, kõik külalised. Armsad päevakangelased, õnnitlen teid teie elu ühel kaunimal kevadel. Lõputunnistused teie käes tähendavad kooliaja pingutusi. Te olete 9 aastat vaeva näinud, omandades teiste loodud väärtusi, sobitades neid enda omadega, kujundades enda isiksust ja maailmapilti. Te olete kasvanud ja muutunud ja maailm teie ümber on muutunud. Õpinguid jätkates saavad teist loojad, kelle arengust ja tööst võivad rõõmu tunda ka teised. Unustage muinasjutt avatud ustest ja teadke, et teil on endal võimalus neid ise avada. Teadke, et ainult uudishimulikena saate targaks ja ka kahtlejatena kindlameelseks. Olge hakkajad ja innukad, ent ärge tugige. Hoidke sõpru, armastage lähedasi, aga püüdke mõista ka neid, kes on teist erinevad. Mõelge häid mõtteid ja tehke need headeks tegudeks. Lugupeetud lapsevanemad, me poleks täna siin, kui oleks teid. Aitäh kõigile vanematele, kes on oma lastele toeks olnud, kes on mõistnud ja jaganud koolipüüdlust, neist noortest inimestest kasvatada kohusetundlikud, toimekad ja hoolivad kodanikud. Aidake kindlasti ka edaspidi oma last õige suuna leidmisel, toetage teda hea sõnaga, tunnustage kordaminekute eest. Soovin teile jõudu, jaksu ja kindlameelsust ka edaspidiseks. Meie koolipere hoiab teie lastele pöialt, et neil kõik hästi läheks. Õnnitlen teid. Armsad õpetajad, lapsed ei ole mitte ainult kodunägu, vaid natuke ka õpetaja nägu. Õpetaja eeskuju ja entusiasm võib suunata eriala valima. Õpetaja võib olla usaldusisik ja nõustaja, hea kaaslane ja isegi sõber. Jätkugu teil ikka headust ja hoolt, tarkust ja kannatlikkust, ilma milleta üht inimlast heaks inimeseks ei kasvata. Soojusel ja taime kasvamisel ja lapse hinge harimisel on oluline osa. Soovin, et kas või murdosa sellest heast, mis te oma kasvanikesse panete, peegelduks teile endale tagasi. See annab jõudu ja vääristab meid kõiki. Head klassijuhatajad, öeldakse, et puud tuntakse tema viljast. Te olete teele saatmas järgmist lendu õpilasi, kuid mis neist välja tuli, selgub alles aastate pärast. Te olete igaüks neile toredatele noortele andnud palju seda, mis on silmale nähtamatu ja see ongi kõige olulisem. Teie, klassijuhatajad, olete ära teeninud oma klassiõpilaste lugupidamise ja austuse ja see ongi kõige olulisem. Õpetaja ülesanne pole edastada fakte, vaid avada õpilastele kannatlikult aine, kasutades selleks headust, tundeid ja kujutlusvõimet. Äratada õpilastes soov otsida vastuseid ja selgitusi, mis avardavad ta isikliku maailma ja annavad sellele tähenduse. Tartu Kivilinna kool tänab sind Piia Pajuste tulemusliku klassijuhataja töö eest.
inimese hing on täis tundeid ja õpetaja, kes oskab seda ära kasutada, võlub õpilasi. Nendeks vahenditeks on sisendav pilk, kehakeel ja hääletoon. Tartu Kivilinna kool tänab sind Kerle Konsap tulemusliku klassijuhataja töö eest. Pole tähtis, kui sünged asjad paistavad või tegelikult on. Tõsta pilk ja näe võimalusi, näe neid alati, sest need on alati olemas. Tartu Kivilinna kool tänab sind Piret Arula tulemusliku klassijuhataja töö eest. Võta kõik, mis on kaunis ja hea, oma südamesse. Kui sa nii teed, siis leiad, et maailmas on olemas kaunis olemus, elada elu elama nautides. Tartu Kivilinna kool tänab sind Kristiina Kenn tulemusliku klassijuhataja töö eest. Tänapäeva Eesti tuntumaid luuletajaid Doris Kareva on paberile pannud mõtted. Elu ei ole lugu, elu on loomine. Kas on ka nii, et me saame kõik, mida soovime? Kas on nii, et me saame kõik, nagu pälvime? Kas on nii, et meid tabab kõik, mida väldime? Aeg sina üürikene ja üllatus looline. Elu ei ole lugu, vaid lootus ja loomine. Kallid lõpetajad, te olete teel ja teel olemine on teie võimalus. Loodan, et olete ära tundnud selle tee otsa, mida mööda minema hakata. Et olete leidnud oma sihi, mille poole püüda. Unistustest ei tohiks noortel inimestel ju ometi puudus olla, aga tegutsema peab ka. Soovin teile head teed.